tere, head kuulajad, käes on 22. juuni, peaaegu on suvine pööripäev käes, aga meie teeme ikka oma igapäevast tööd, vaatame, mis on tehnoloogia valdkonnas uudist viimasest nädalast ja arutame tänases saates seda, kas Eesti peaks andma isikukoodid ka isikutele, kes ei ole ei inimesed ega firmad, vaid hoopis midagi uut. Räägime sellest, kuidas on jõustunud reform mobiilinumbri liikuvuseks, kui hästi see läheb, oleme sellele rõõmsad või mitte. Räägime sellest, kuidas on täielik revolutsioon see, et kui sul on täpid ekraanil ja sa ei hallutsioneeri, vaid täpid on normaalne asi. Siis, kuidas AI firmast on saamas võib-olla revolutsiooniline meditsiinifirma ja üht-teist huvitavat tuleb veel. Hakkame siis võib-olla uudiste rubriigist pihta. Ei saa üle ega ümber sellest, et viimane nädal käidi välja Eestis väga huvitav idee aruteluks selle kohta, et Eesti riik, kes praegu väljastab isikukoode firmadele, Eesti riik, kes väljastab praegu isikukoode inimestele, registrikoode firmadele, võiks nüüd hakata väljastama ka isikukoode või midagi sarnast AI agentidele. No kas te nägite seda teadet ja saite pihta, mis iva oleks? Mulle kõlas see nagu mingist ulmefilmist pärit stsenaariumist, et me oleme kuskil ulmekates seda näinud, kuidas robotid ja AI isiksused võitlevad selle eest, et nemad oleks ka nagu päris elus. Me jõuame kuskile sinna. Tegelikult on lihtsalt see, et me oleme sellest väga vara on selleks. Ma arvan, et meil need AI agendid, kes me praegu on lihtsalt nagu tänapäevased algoritmid, mis ei ole nagu siin teadvuse ega mingi muu enesemääramisega pole mingit seost, et ma arvan, et ma arvan, et kui sulle jäi see mulje, siis see oligi selle uudise vist põhimõte, et inimestel jääks mulje, et kurat, Eestis tehakse ikka uskumatuid asju. No tead, siin on lollusi. No ma ei oleks nii kriitiline. Ma ei ütleks, et Eestis tehakse lollusi, aga ühesõnaga peale selle artikli läbilugemist tekkis mul tunne nagu kasutades klassikute sõnu, Kõrt-Pärti särk oli vist üks asi, mis oli segamini. Kõik siuksed mõisted tulid mulle pähe, kui ma selle läbi lugesin. Jäsit ei oleks kops üle maksa. Vaat, sest et tegelikult esiteks peab alustama sellest, et mis asi on üldse tänane agent, et seal artiklis nagu räägiti, tekkis mulle mulje, et agent on selline karvane loom võib-olla, kellel on üks silm ja 4 saba ja siis jah, kui ma annan talle nagu laksu pepu peale, siis ta läheb käib pangas ära. Et tegelikult ma tahaks korras sekkuda sinu juttelist viidata. Mõni kuulaja võib-olla ei ole lugenud seda artiklit, mille me viitame siin, et selle siis iva on see, et mille tegid Sten Tamkivi, Taavi Kotka, Markus Villig ja Kaspar Korjus, kes ka on riigi siis Eesti.ai nõukogu liige ja Markus Villigi juht, et nende artikkel siis ilmus suuremates meediaväljaannetes lõppenud nädalal, mille üleskutse oli, et anname AI agentidele isikukoodid ja arutame, kas ja milleks see võiks hea olla. See on siis see, millest räägime. Tulles nüüd tagasi jutu alguse juurde, et agent on selline mõnus soe, pehme kõhuga karvane loom, keda saab töövälisel ajal kratsida, et no peab ikkagi kurvastuseks nentima, et see kahjuks nii ei ole ja isegi veel kurvem on see, et see ikkagi vist ei saagi nii olema. Agent on täna suhteliselt, ma ütlen täna, agent on selline mõiste, nagu me täna kasutame, suhteliselt nähtamatu, ütleme tegelane, kes siis jutumärkides ärkab ellu ainult sel hetkel, kui ta luuakse. Loomine tähendab põhimõtteliselt või baseerub kõik see siis tänasel multimodaalsel keelemudelil, mis on võimeline aru saama tekstist, jutust, pildist, siis see algoritm prompti põhjal tehtud hakkab siis tegema meie päringu põhjal teisi päringuid, suhtleb teiste selliste süsteemidega, käib ära, tuleb piltgõldest tagasi või õigemini isegi ta ei tule kuskilt tagasi, vaid siis teda enam rohkem ei eksisteeri. Ja kui siis tehakse uus selline prompt, uus päring, on meil kohe jälle nii-öelda uus agent, et neid võib teha, ma ei tea, 10-100 tükki minutis, agendid ise võivad teha teisi agente. Ja ma arvan, et see võib-olla ei ole jabur, vaid see on lihtsalt nagu ajast ees. Mõne aasta eest ma oleks öelnud, et see on nagu 100 aasta ajast ees, praegu on võib-olla nagu 5 aastat ajast ees. Lihtsalt sel näol, kui see agent saab olema nagu persistent nii-öelda, et sa oledki enda jaoks koostanud oma nii-öelda digisekretäri, siis ta võib hakata nagu elama kuskil. Ei no ma tegelikult ikkagi vaidleks vastu või kordaks jälle ennast, et agent ei saa täna ja võib-olla ei saagi kunagi, ta ei peagi saama olema selline nii-öelda persistentne tegelane internetis, et see on hoopis teine asi, kui meil oleks juba nagu päriselt katsutav
tükk kodus, kui ta olekski päriselt karvane loom, kes siis lähekski päriselt pangakontorisse tänaval ja annaks ukse kella ja nii edasi, siis tõepoolest ta on ju midagi, mis kogu aeg on olemas ja ma ei vaidle, et võib-olla tulevikus siis sellistel karvastel loomadel peakski olema oma ID-kaart igaks juhuks kaasas. Aga seniks, kuni nad müttavad nähtamatuna netis ringi, selleks nad ongi hoopis või nemad või ma ütleme, mis need, eks ole, või need on hoopis teissugused koodijupid, et neil peaks olema kaasas, kui nad nüüd lähevad siis kõik see jutt on natuke jutumärkides, hästi palju metafoor, eks ole, et kui nad lähevad siis meie netipanka, siis neil ei pea olema kaasas kogu minu smart ID-d, mobiil-ID-sid ja mobiiltelefone, vaid lihtsalt neil on selleks sessiooniks antud autentimistõukenid. Ja need autentimissüsteemid on ju täna ka maailmas olemas. Et kui me esiteks vaatame, kuidas äpid, rakendused omavahel suhtlevad, selline mõiste nagu API ehk Application Programming Interface. See on nagu suhtluskeel, eks ole, vist erinevad asjad. Ongi suhtluskanal, kuidas erinevad süsteemid saavad omavahel rääkida ja siis autentimine täpselt samamoodi on standardiseeritud. Kas või võib-olla kõige elulisem näide, kui me kusagile keskkonda sisse logime, tahame Geeniuse või Delfi artikleid lugeda, siis on seal kohe võimalik, et me ei pane omale parooli, vaid ütleme, et palun, me tahame Google'i kontoga ennast autentida. Selleks on ka omaette standard, mis ei tähenda seda, et siis Delfi vaatab kogu meie Google'i postkasti nüüd peale seda läbi ja nii edasi, vaid saabki ainult need samad võtmed kaasa, et meie isik on tuvastatud ja ka siis teatavate piirangutega meie konto suhtes, mida me saame ise öelda, me saame aja määrata ja sellega olemegi meie autenditud. Ja pankadel täpselt samamoodi, võib-olla kolmas punkt, et on ka oma standardid, kuidas süsteemid, raamatupidamised, terminalid, makseviisid, makselahendused suhtlevad pangaga. Ei ole ju nii, et nad kogu aeg logivad siis Smart ID pinnidega sisse. Seal on ka oma standardid, väga BSD, kui ma ei eksi, täna vist BSD2. Ilmselt varsti juba on BSD3, mis ka ongi selline spetsiaalselt masinate ja süsteemide suhtlemiseks loodud standard, mis käsitleb ka neid õigusi ja ligipääsu võtmeid, kuidas siis kas või raamatupidamisprogrammid, eks ole, kui ma neid veel ei maininud, saavad siis sisse ja mingeid asju teha. Aga tõepoolest, mis siis on täna puudu või kus ma ütleks, et on jumet küll sellel mõttel, kui me selle sõnastuse sealt ära roogime. Ehk et tavainimesel puudub võimalus sellele oma agendile, koodijupile, sessioonile, prompti põhjal tehtud tööriistale, tükile, mida me agendiks nimetame, anda see autentimisvõimalus. Ja see, et see võimalus võiks olla, on ju väga hea. Et lihtsalt see paralleel on natuke võib-olla selline hõre. Aga meil võiks olla tõesti, arvestades Eesti riiklikelt edumeelseid süsteeme, ma ei tea, kas XD ja mis näiteid siin võib-olla veel võiks nimetada, kuidas siis saaksid erinevad registrid ja muud kohad omavahel võiks suhelda. Et seal oleks ka selline kiht või olemas inimesel võimalus, et palun, ma teen omal nüüd täna sellise agendi. Tahan, et ta täidaks minu eest näiteks seal, ma ei tea, mingid deklaratsioonid ära või ajaks mingeid muid asju. Ja siis ma saangi öelda, et palun seda, sinna saad sisse, need asjad saad teha ja annan talle piltlikult selle võtmekimbu kaasa ja siis agent jällegi jutumärgid algavad, lõpevad, läheb ja teeb need asjad ära ja siis ongi tehtud. Et see ei ole nii, et agent läheb siis sealt samast liidesest, kus mina näiteks täna lähen maksuametisse ja hakkab jälle mingeid väljasid täitma, kui ma nüüd seda juba ükskord ei öelnud. Et tegelikult ikkagi tal on selleks täiesti või sel on selleks täiesti oma liides, oma koht, oma autentimissüsteem ja ta ei olegi niimoodi isikustatud, et kui ta on mingisuguse jama või jälle kui see, ma vabandan, ma ütlen kogu aeg ta ja see, et kui ta mingisuguse jama korda saadab, siis ikkagi süüdi või nii-öelda on ju see inimene, kes siis teda sinna neid asju tegema saatis. Ühesõnaga lühidalt veel kokkuvõttes, need pusletükke on täna maailmas väga palju ja Eesti roll võikski siin olla selle koha pealt unikaalne, et need pusletükid tavainimese vaatest tuuagi kokku, et meil oleks võimalik agendile sellist virtuaalset võtmekimpu kaasa anda. Mulle tundub ikkagi, et see, mida nemad nagu, võib-olla ma lugesin seda artiklit nagu risti ja valesti, aga mulle tundub, et see on nagu täiesti teine asi, mida nemad nagu üritavad teha, aga võib-olla sul on õigus, et mina saingi sellest nii aru, et nad üritavad nagu seda sellist persistent identiteeti tekitada agentidele. Ei no jah, aga ta ju põhimõtteliselt ühel sekundil ta on ja teisel sekundil ta kaob, teda ei ole ju selles mõttes nagu olemas. Nii palju, kui mina olen vaadanud nagu neid
Jensen Huangi ja Lisa Su ja teiste selliste kiibikurude AMD, Nvidia ja ka tegelikult Microsofti juhtide viimaseid sõnavõtte siin Computexil ja Microsoft Buildil ja muudel sellistel konverentsidel ja üritustel, siis nad kõik ju räägivad ikkagi sellest, kuidas sina varsti kasutad arvutit, agent kasutab arvutit sinu eest ja siis see ongi nagu sinu isiklik sekretär. Ma korra ka ütlen vahele. Aga see ongi see sama agent ehk et tegelikult lihtsalt me täna kasutamegi agendi nime all sellist, kuidas ma siis nimetan, koodijuppi, kui see kõlab halvasti, millel on need õigused. Me olemegi andnud talle need õigused, aga sellest hetkest, kui ta hakkab tegutsemast ja ilmub uuesti välja, on ta lihtsalt jälle üks teine koodijupp. Okei, see on nagu see osa, mis minul on nagu segaseks jäänud või arusaamatuks jäänud, sest et minu arust ka Google ja ma ei tea siin OpenAI räägivad ju sellest, kuidas sinu chatbotil on ka mälu ja ta mäletab, ma ei tea, sadas mida teeb. See ongi nagu sinu isiklik agent, eks ole, sinu abiline. No jah, aga vaata siin me jõuame veel tegelikult korraks võib-olla siis üldse tuleks selgituseks öelda keelemudeli või tänase sellise tehisintellekti arhitektuuri juurde, milles üks oluline, ärme jõua. Ma tahaks selle ikkagi ära mainida, et milles üks oluline võtmesõna on konteksti aken. Ja konteksti aken on selles mõttes tundub võib-olla mingisugune väga kauge ja keeruline mõiste, aga see annab võib-olla natukene aimu, et kuidas üleüldse keelemudeli põhised süsteemid toimivad. Et tegelikult nad, kui natukene kapotti rohkem veel lahti tõsta ja vaadata siis karburaatori ja jagaja alt veel sinna mootori poole, siis tegelikult kogu võtisuhtlus käibki konteksti akna piires. Ehk et sisuliselt, kui mina küsin täna mudeli käest, et mis kell on, ta mulle vastab ja ma nüüd järgmisena ütlen talle, et oi pagan, et kell on täna tõesti palju, siis tegelikult agent või see keelemudel loeb kogu meie vestluse läbi. Ta loeb ka selle läbi, et ma küsisin, et mis kell on, kuni nii edasi. Ja tegelikult kogu see mälu ja see nii-öelda isikupärastatus tekibki selle piires, et see konteksti aken virutatakse sellele mudelile kogu aeg ette. Ja ma tahan nagu selle segase jutuga nüüd öelda seda, et just selle konteksti akna pikkus loob siis selle illusiooni, et ta midagi mäletab ja et ta teab, et ta on olemas ja nii edasi. Muidugi täna on juba süsteemid, kuidas seda konteksti akent ka siis proovitakse kokku suruda ja sööta siis jälle talle uuesti sisse. Aga ühesõnaga taaskord minu see jutu mõte on see, et sellise arhitektuuri baasil ei olegi meil olemas täna siis sellist isikustatud tehisintellekti, keda me saame käega katsuda või mitte. Et igal juhul agent teab minust nii palju täpselt, kui palju ta sellest konteksti aknast selle ühe päringu jooksul teada saab, siis ta teeb oma matemaatilised arvutused ära, sülitab väljundi välja plärtsti ja siis teda jälle ei eksisteeri. Et see on puhtalt meiepoolne illusioon, et tal on mälu ja kõik need muud asjad. Need kõik asjad tulenevad selle konteksti akna piires antud infost, mida ta siis töötleb ja meile tagasi vastu, ma ei taha jälle kasutada sõna sülitab, aga vastu annab. Olgu, aga see kõik ju lõpuks viibki ikka meid tagasi selle minu esimese väiteni, et me oleme nagu, et see idee on nagu pärit ulmefilmist ja me oleme väga kaugel sellest, et sellest nagu reaalselt nagu pointi oleks. Oodake, ma tahan ka korra nüüd vahele, et siin lähete jutuga väga kaugele kõrvale ja see on väga huvitav, aga mulle tundub, et see on selle üleskutse nii-öelda suur pluss ja suur miinus. Miinus selles mõttes, et see räägib tehnilisest lahendusest, et agendil on niisugune kood. Aga pluss on see, et kõigil hakkab mõte liikuma, et asi on selles, et mis on see, mida me tahame teha ja mida praegu nagu hästi ei õnnestu. Et näiteks agent käib minu eest makse deklareerimas, vaatab mu retseptid, käib nii e-teenustes, pankades, riigiasutustes. Ja praegu, kui ma tahaksin seda programmeerida, need jupid on olemas. Glenn reastas erinevaid tehnilisi võimalusi selleks, need jupid on olemas, aga selleks, et sisse logida, autentida, ta peab saama minu täielikud valitused, minu kui isiku. Minu isiku kood, e-ID. Ja mõte on see, et äkki me saaks anda talle nagu ainult osalised jupid, et näed, pank vaatab, et siit tuleb nüüd Hansu isiku esindav tüüp, aga tal on ainult õigus lugeda ühe konto seisu, ta ei tohi makseid teha ka midagi.
ja Just. küsimus on, et kas me tahaks sellist asja teha. See, et kas agendil on isikukood või mitte, see on sihuke härja ees punase lipu lehvitamine, mis paneb kõik nagu vastu poolt. Panebki, et mulle tundubki, et noh, seal on täpselt 2 varianti, kas see on väga teadlik provokatsioon või see on erakordselt loll jutt. Ma ikkagi kaldun esimese suunas, kui ma vaatan neid autoreid, siis kindlasti ma arvan, see on provokatsioon. Ja kusjuures ma mõtlen ühe kommentaari veel vahele minu arust, mis pani mind mõtlema selles osas. Ja siis ma lugesin ühe Andres Küti kommentaari, kes oli ka sinna teemasse, et väga palju asju, mida me mõtleme, et võiks Eesti e-riik automaatselt teha. Mida ma pean saatma agenti mingi maksuametisse midagi tegema, kui maksuamet võiks automaatselt minu maksud juba deklareerida, ära teha, et Eestis me leiutame natuke jalgratast, kuigi on rong olemas. Aga võib-olla ülejäänud maailma jaoks, kus on nagu see e-riik on algelisem, et seal on see. Ma tegelikult tahtsin just selleni jõuda, et kas meil on seda, sellist kõike seda nii väga vaja, et võib-olla seda kuskil mujal vaja, sest ma just sattusin vaatama ühte YouTube'i videot ühe Euroopa Liidu pooldaja kanali siis autor oli Eestis siin latitud 59 ja siis kuidas tema oli nagu ikkagi täiesti vasika vaimustus sellest, kuidas me saab nagu teha e-residendi ja teha firma ja ta just tegi Saksamaale ja firma sa võttis 3 kuud aega, eks ole, siin ta tegi selle ära nagu 2 päevaga või 5 minutiga. Võib ka olla asi, mis nagu, et me näitame Eestis ette, kuidas ülejäänud maailm peaks tegema, kuigi meil endal nagu seda probleemi väga ei ole. Või noh, palju lihtsam on seda lahendada. Või siis ongi nendel selle idee propageerijatel või algatajatel see hirm, et kui see agentide maailm tuleb, siis Eesti nii-öelda e-riigi eelis kaob ja teised lähevad sellest mööda nii-öelda uue sammuna. Eesti turundamine on õilis missioon ja isegi kui see natuke ärritab siin inimesi, siis ma arvan, et see on nagu hea mõte. No võib-olla Eesti võimalus olekski siin see, et ei pea siis leiutama sellist täna agendile isikukoodi võimalust, kuna agent on selline, nagu me oleme juba pikalt rääkinud. Aga peaks lihtsalt looma võimaluse, et me oleks maailmas esimene riik, kes saaks siis agendile anda sellise universaalse e-volituste standardi, et ma saan minna, öelda oma ID-kaardiga, et mida siis minu praegune agent hetkel saab teha ja siis ta läheb, teeb selle ära siis nende liideste kaudu, mis on juba täna olemas ja mida arendatakse ja nii lihtne see tegelikult ongi. No vaatame. Kindlasti jõuab sellest teemast veel rääkida siin kõvasti. Lähme edasi järgmise teema juurde ja siin on see koht, kus ma tahaksin omale agenti, kellele ma annan volitused, kes käib, kaupleb 3 mobiilioperaatoriga ja iga kuu kas või võtab mulle uue parima pakkumise ja ma saaks päevas 5 minutiga vahetada numbrit. Numbri liikuvus on teema. Aasta alguses mäletate, olid suured lubadused selles osas. Mis need kõige kõvemad numbrid olid, et ma saan, ma ei tea, mingi minutitega vahetada peaaegu numbrit või tundidega või no ühesõnaga nagu. No vist oli 15 minutit aeg, millest räägiti, jah. Aga Meelis, sa vaatasid, et mis nüüd seis on? On muutunud lühemaks kui praegu, pikemaks kui arvati, ehk siis 1. novembrist hakkab põhimõtteliselt numbrivahetus võtma aega 1 päeva. Ja see tähendab siis tegelikult seda, et kui klient algatab teise operaatori juures numbri liikumise, siis kui saab poest siis SIM-kaardi kätte või võtab e-SIM-i veebist, eks ole, siis konkurent või nii-öelda siis praegune operaator, praegune lepingupartner peab samal tööpäeval selle kliendi soovi kinnitama ja järgmiseks öösel kella 3 peab olema siis või toimub see ümberüritus nii-öelda. Ehk siis ühe päeva jooksul. Loomulikult operaatorid ei ole sellega eriti nõus ja neil see väga ei meeldi, aga ma saan aru, et nüüd on see otsus tehtud ja nii see on, et see on tegelikult nagu kompromiss selle 15 minuti ja praegust süsteemi vahel. No ma ei tea, see tähendab, et ma siis ütleksin täna, et kurat, liiga palju maksan, lähen konkureeriva operaatori juurde, tehakse odavam pakkumine. Minu praegune operaator peab päeva jooksul vastama mulle, kui ta tahab mind hoida, et kuule, ära ikka mine ära, mul on sulle veel soodsam. See on hea tegelikult. Minu jaoks ongi see küsimus nüüd, et kui siiamaani see võttis siin nädala või ma ei tea, mõned päevad aega ja tavaliselt oli siis mu praeguse operaatori aeg mulle helistada või teha mingi pakkumine, sest praegu mulle tundub, et seda aega nagu ei ole, nad ei jõua seda teha ja see nii-öelda selline jõuõlg klientidelt nagu äraminekuga ähvardamiseks jääb nagu väiksemaks või lausa jääb ära, et ma arvan, et see on vastupidi nagu halb selle koha.
ega sa arvad, et on halb, et see aeg lüheneb? Just, sest et ma arvan, et see lühema ajaga lihtsalt operaator ei jõua nagu kõigi nende liikujatega tegeleda, et nad, see tavaliselt praegu on ka see, et kui ma olen paar korda ikka seda teinud, et ma olen nagu avaldanud soovi minna konkurendi juurde, see on saanud pakkumise ja siiamaani on see olnud ikka umbes niimoodi, et mingi 4. päeval ja 5. päeval ma saan selle kõne või sõnumi, et kuulge, et äkki sa ikka tahad nagu meilt paremat pakkumist saada. No aga äkki on vastupidi? Äkki hoopis ongi siis kõigil operaatoritel leti peal paremad hinnad? Ei, ma arvan, et asi on selles, kuna sul on praegu palju aega, siis sa ei hakka sul on järjekord ees, sa ei viskad tänased tegevused homse varna, nagu ütleb vanasõna. No võib-olla, me ei oska seda öelda, eks siis praktika näitab, mis talvel toimuma hakkab, eks ole, kus 1. novembrist tööle läheb. Aga mõnes mõttes, Meelis, sinu jutu peale ma tulen mõtlema, et see on tarbija poolt nagu lollitamine, et ma lähen ära, aga tegelikult ma ei taha ära minna. Kui ma tegelikult ei taha maksta väiksemat hinda, mida pakub konkurent, ma tahan olla brändi lojaalne oma praegusele operaatorile ja lihtsalt tahan talt pommida välja odavamat hinda, siis no mida? Kui tahad olla brändi lojaalne, siis ostad kallima hinna eest brändi või tahad odavamat hinda. Mina arvan, et see on konkreetselt operaatorite enda poolt tekitatud probleem. See ei ole, klient ei ole siin selles süüdi. Sellepärast, et ma toon kohe näite. Ma toon näite sulle. Sa oled operaatori A klient, hind on krõbe. Operaator B teeb sulle mingi soodsa pakkumise. Sinu näite puhul sa võtad selle vastu, aga sellel ettekäändel, et saad operaatorilt A sama soodne pakkumine. Aga miks sa siis ei taha minna operaator B juurde? Jaa, aga tegelikult seda ei tehta ju niimoodi. See tehakse niimoodi, et operaator A, ma olen olnud operaator A klient ja mul on olnud sooduspakkumine 2 aastat näiteks. Ja mul saab see 2 aastat läbi ja siis ma helistan oma operaatori ja ütlen, kuulge, et te olete jumala tore võrk ja ma tahaks teiega koostööd jätkata, aga et see tavahind on nagu absoluutselt kallis, et äkki jätkaks nagu sama diili edasi, et me oleme mõlemad rahul, teie saite minu käest raha ja mina olen teenusega rahul. Ja siis mulle öeldakse, et ei, me ei saa mitte midagi teha, ma ei saa mitte midagi teha. Ja siis ma vihastangi ja lähen konkurendi juurde numbri liikuma ka siis, kui see konkurent pakub mulle sama hinda, mitte nagu, või isegi kallimat hinda, kui siis see minu praegune soodushind, aga võib-olla natuke odavamalt, kui see minu tulevane tavahind, eks ole. Ja siis ma saan selle mu praegust operaatorilt 4 päeva pärast kõne, et kuulge, et äkka sa ikka ei taha ära minna, me pakume sulle sama hinda, mis enne või me pakume sulle isegi veel paremat hinda, mis enne. Ja enne nad ütles, et me ei saa mitte midagi teha. Vaat kui nad ütleks, et me ei saa mitte midagi teha, see oleks kõik lahendanud, mitte keegi liiguks, eks ole. Aga see, et nad on nagu enne jonnakad ja siis hakkavad tõmblema, see on nagu see probleem, kus on tegelikult see murekoht või see, mida ei tohiks eksisteerida. Mina olen seda oma operaatorite 3-4 korda üle elanud, enam-vähem iga 2 aasta tagant ja ma tean täpselt, kuidas see käib. Nii et selles mõttes see on nagu nõme. Ja nüüd lihtsalt see läbirääkimiste aken lüheneb siis põhimõtteliselt samale päevale, mis ei ole praktiliselt reostatav. Operaatorid ei suuda kogu oma kliendibaasiga nii kiiresti läbi rääkida. Ehk siis midagi peab muutuma selles dünaamikas. Mina arvan, et kõik hinnad on kallimaks. See muutub. Pagan, sa praegu analüüsid selle uudise nii hästi ära, Meelis, et mul on kohe tegelikult, ma saan nüüd aru, et see on halb uudis. Et selles mõttes, et see riik tahab teha nagu seda, et hinnad oleks odavamad, aga mina arvan, et tulemus on see, et hinnad on kallimad. Siin on tõesti risk õhus, jah. No näeme siis... Aga eks me näeme seda talvel, mis tegelikult toimuma hakkab. Just, näeme talvel. No nii, enne kui saatega edasi lähme, ma tahan ka jagada seda, et meil on täna toetaja Xiaomi, kes tahab teile head kuulajad tutvustada oma Xiaomi 17T telefonimudelit, kui te veel ei ole kuulnud sellest. Mis seal erilist on? Esiteks, 5-kordne periskoop telekaamera nüüd baasmudelil täiesti olemas, 50 megapikseline sensor koos Leikaga tehtud kaamera annab siis väga hea võimaluse teha portree- ja kaugfotograafiat selle Xiaomi 17T telefoniga. Palju kompaktsem seade. 6,59 tolli, AMOLED ekraan, väga kitsad raamid, et see jääb kohe silma ja Vision Care 2 süsteem annab siis sellise pildi, mis nagu silmnähtavalt ei värele ja ei väsita silmi hämaras nii palju. Jõudlus ja kiirus, silma paistavad Mediateki kiibistikuga ja aku on 6500 mAh, mis aitab teil mitte keskmisest päevast, vaid ka väga kurnavast päevast täiesti läbi saada. Ja muidugi sinna juurde IP68 vastupidavus veele. Xiaomi'l on Hyper Island, selline asi tehtud saareke ekraani ülesus, vaadake järgi. Ühesõnaga, meie saadet täna siis aitab käima lükata Xiaomi ja nende 17T telefon tasub kindlasti järgi vaatamist.
aga lähme siis edasi ja räägime võib-olla hoopis ühest veidrast teatest, miks maailma tehnoloogia uudised ja artiklid ja sotsiaalmeedia räägib täppidest ekraanil. Mis asjad on täppid ekraanil? Mina tean, Meelis teab ja on väga vihane. Mina ei tea. Glen ei tea ja te võite mõelda, kuulajad, kas te teate, mis on täppid ekraanil ja miks see nii kõva teema? Lühidalt öeldes, mina sattusin selle peale puht juhuslikult. Keegi jagas parimaid vähetuntud uuendusi Apple'i mobiiliooperatsioonisüsteemis iOS, millel on siis selline võimalus nagu, see on inglise keeles motion cues. Mis see eesti keeles võiks olla? Noh, teatavasti iOS ei ole eestikeelne, mul pole vähimalt kohe ütlen, kuidas... See on siis asi, mis peaks aitama... Kuidas seda hiinlased nimetavad, üritan leida kohe... Kas tuleb eestikeelne vastus? Siin on liikumishaiguse leevendamine ja ma vaatan, kas selle kohta on mingit muud täpikeste info ka. Esimese oga ei näe küll, aga jah. Et ühesõnaga sa räägis, mida see teeb, siis ma räägin edasi. Aga ma selgitan siis välja, mis asjad on siis motion cues. On ekraanile tekkivad täpid, noh, võid olla nagu ma ei tea, väikse ringikujulised täpid, võid panna neid ühe või mitu või palju. Minul on näiteks pandud neid 6 või 8 ekraani servades ja automaatselt tuvastab, kui ma olen sõidukis. Ehk siis liikumisanduri pealt, kui telefon tuvastab, et see telefon liigub nagu auto, nagu isegi jalgratta peal on tekkinud. Kui ma mõtlen jalgrattaga sõites telefoni välja ja vaatan rongis, ma ei pea olema Bluetoothiga ühendatud mingi autoga. Siis need täpid imiteerivad seda inertsi, mis mulle mõjub selles sõidukis liikudes. Et kujutan ette, ma sõidan ühtlase kiirusega sõidukis ja siis järsku pidurdan. Siis need täpid ekraanil sõidavad järsult üles. Ehk siis mina koos selle ekraani pilliga, ma vaatan, ma küll tunnen pidurdamist ja minu ajus olev siis see tasakaalukeskus tunneb seda. Aga ekraanil olevad täpid liiguvad edasi minu endise liikumiskiirusega, mis annab mulle visuaalselt seda ekraani vaadates palju sellise selgema ja loogilisema tunde. See on väga halb seletus, mis loogilisema tunde. See annab mulle sellise tunde, mis vähendab peapööritust liikumise pealt ekraani vaadates. See on siis see täpid ekraanil, see suur innovatsioon aastal 2026. Ja nüüd ütleb Meelis, et see on juba vana uudis. Kui sa ütlesid mulle, et see on, me arutasime seda meie Geeniuse suhtluskeskkonnas samamoodi ja siis sealt ma sain ka teada, et see on nüüd uus asi ja Apple on selle leiutanud või umbes niimoodi ja ma olen seda ka kuskil mujal veebiavarustus näinud, et Apple leiutas jälle uue ägeda asja, mis on OnePlusi ja Honori telefonidel olnud juba 2-3 aastat ja mina olen seda oma ka siin meie saates rääkinud sellest ja ma olen ka sellest kirjutanud ja mitte keegi seda ei kuule ega ei loe, eks sest see ei ole Apple. Aga jah, et selles mõttes see tehnoloogia on tegelikult mõnedel Hiina telefonid. Honor oli vist esimene, kes seda kasutusele võttis OnePlus peale selle, et on olnud juba olemas. Ma peaks ütlema, et ma tegelikult peaks seda proovima, sest mina olen see inimene, kellel on see probleem. Et mul tekib see, et ma ei saa kasutada, ma ei saa tegelikult lugeda ka raamatut, paberraamatut või veel vähem kasutada telefoni liikuvas bussis või autos. Aga probleem on selles, et selle aja jooksul, kui ma olen telefone... Mõtle, kui raamatu peal oleks need täpid. Jah, et kui ma olen neid telefone, mille see võimalus on testinud või see on kasutanud, selle hetkel me ei ole kunagi sattunud nagu bussi ega autosse kaasreisijaks. Ma olen olnud kas ise roolis või siis käinud jala, eks ole. Nii et mul ei ole olnud võimalus seda testida, aga fakt on see, et Apple ei ole seda leiutanud, või see on olnud juba paar aastat teistel konkurentidel olemas. Ma pean ütlema nüüd siia vahele seda, et tegelikult see ei ole ka uuenduse iOSis. See tuli välja iOS 18 aastal 2024. Eks keegi avastas selle ja siis... Et mõnikord iPhone'i kasutajad on ka pika juhtmega. See näitab seda, et keegi teab, et see eksisteerib, eks? Yeah. Kas see on nüüd midagi, ma kuulan ja ei tea ka, et see eksisteerib. Kas see on midagi, mida ma saaks kusagilt maagiliselt sisse lülitada ja seda kohta lihtsalt keegi inimestest ei tea? Ja mina praegu... Inglise keeles on see accessibility, ehk siis see ligipääsetavuse see on see iOS seal, eks ole. Ja Androidil on ju ka mingi... aga Androidil on sõltub tootjast see, eks ole, ja ma üritasin siin oma Honori telefonil, mis mul testis on, üritasin seda leida ja siis see leidmine võttis mul väga palju aega. Ma siiamaani ei tea, kus kohas see asub, sest et ma lähen nagu ekraaniseadete alla ja siin seda ei ole. Kas siin ei oleks abiks küsida selle agendi käest? Ma proovisin, ta ei leidnud seda, aga siin ekraaniseadete
ekraaniseadete all lõpus, kõige lehe lõpus on nagu sinna abitekst ütleb, et kas te otsite muid sätteid ja siis on merehaiguse leevendamine, eks ta pakub mulle seda. Aga ma siiamaani ei tea, kus menüü rägastikus tegelikult asub, kui ma käsitsi tahaks pinda. Aga jah, et on tegelikult olemas. Ma arvan, et see on äkki kuskil accessibility all. Ma üritan selle kohe kindlaks teha. iOS-is muidugi on nagu väga põhjalikult customiseeritav või muudetav. Ma saan need täpid teha, kas mul 8 täppi, 14 täppi, lemmikvärvid panna, dünaamilised täpid, väiksemad, suuremad. No ühesõnaga tundub, et see on parim asi pärast viilutatud leiba, et nüüd on ekraani. No igatahes esialgu mina siit mingi merehaiguse konteksti ei leia seda. Ka Honoril on see hõlbustusfunktsioonide all, ehk siis mis on ingliskeeles accessibility, eks ole, siin on ta olemas. Aga mitte ekraaniseadete all, kus ta loogiliselt minu arust olla võiks. Ei, ta on ikkagi ligipääsetavus või siis accessibility, et inimesel, kellel on ebamugav, et siis sealt saad endale abi lülitada. Samas igasugused väreluse vähendamised ja need suure sagedusega hämardus, mis nagu tundlike silmadele mugavamaks teeb vaatamis, kõik need on ekraaniseadete all, eks ole. No samas võiks olla ka selline funktsioon siis juba, et ei pea olema täppe, aga selline telefoni asendisensor lihtsalt vaatab, et kui on see kiirendus või kurvid või suurem auk, siis tuleb kohe ekraani peale kiri vaata välja või vaata õue. No ja siis sa nagu vaatad ruttu õue sellel hetkel, kui auto pidurdab või kiirendab ja siis tuleb kiri, et nüüd vaata tagasi. No seda ei pea enam tulema, inimene vaatab ise tagasi. Et see on ka üks variant. Aga mul tekkis igal huvi, ma siis proovin täppe ja vaadata, kas minu okse läheb aknast välja. Ja vaata, kas sinu telefonil on täpid. Proovige, see on igatahes, kui tulevad jaanipühad ja räägite inimestega, siis nüüd ei ole enam üllatunud, kui kõik räägivad täppidest ekraanil. Ja kui keegi ei räägi, siis te saate olla siis seltskonna kõige teadlikum kasutaja. Ja sõnajala õie asemel nüüd on võimalik otsida hoopis täppe. Just. Kuulge, räägime ühe uudise veel ära, mis on nagu ikkagi viimase nädala üks veidruste uudis, veidruste rubriigist, mis tundub nagu tõesti ei saa aru, kuidas see asi juhtus. AI rubriigist natukene, aga räägib firmast nimega Midjourney, kes mäletab, oli siis tekstijuhisest, promptist, mis on eestikeelne sõna viibast, teeb ägeda pildi. Midjourney oli siis üks esimesi pioneere, kes tegi siis AI pildi genereerimist nii hästi kui halvasti, realistlik, erinevad stiilides. Ja selles valdkonnas sai siis nii-öelda üheks liidriks, kuigi ka suured mudeli tegijad on selles väga edukad olnud. Ja mida viimasel nädalal Midjourney ütles, teatas? Midjourney tuli välja uue tootega, mis ei ole pildi genereerimine, mis ei ole mingi uus äge kassipildi tegemise äpp, vaid tegu on Midjourney skänneriga, skanneerijaga, riistvaraline seade, mille eesmärk on teha inimesest täies ulatuses ultraheli skänn ülidetailne. Ja see seade põhimõtteliselt võiks toimida meditsiinilisel eesmärgil, mis asendaks praegu näiteks, ma ei tea, südamearstidel on nagu see MRT kiirituses, CT-scan. Magnet, mis resonants, mingid, kõik sõnad on seal koos. Magnet, resonants, tomograaf, siis lihtsalt röntgen, röntgenpilt, igasugused muud meetodid. Midjourney tegi seadme, mis koosneb siis umbes 500 000 üliväiksest sellist ultraheli kiibist, mis nii saadavad välja, kui koguvad kokku need helilained ja nende põhjal teevad ülidetailse pildi, panevad kokku selle umbes seal tuleb 17 gigabaiti sekundis toorest akustilisi andmeid, millest siis koostatakse inimesest selline läbilõike pilt. Ja mis eriti nagu, juba see on väga veider, et mingi selline AI pildi ettevõtte on teinud sellise sammu. Ja kuidas see seade töötab, kellele kahjuks on võib-olla elust tulnud ette minna sinna MRT masinasse, ma olen käinud, see on väga ebameeldiv kogemus, sa oled mingisugust tohutust torus, sa ei tohi liigutada minutite kaupa, see on kallis. See Midjourney seade, mis peaks tootma siis parema tulemuse, on selline, et seda võib kasutada spaas näiteks, et sa oled sellises nagu basseinis ja see võtab sul mingi mõned minutid, väidetavalt vist 60 sekundis kiiremini ja see on kahjutu, mahe, mõnus, lihtne. Ja nad loodavad sellega teha siis maailmas 50 000 seadet ja sertifitseerida meditsiiniseadmena, mis peaks muutma täiesti seda, kuidas me näeme inimkeha sisse.
ma olen ikka väga veider. ja see isegi alguses see reklaamklipp tundus nagu selline, kuidas ma ütlen, Midjourney poolt graafiline renderdus lihtsalt. Et seda nagu ei vaatama, et et kuhu see kõik välja jõuab, aga see, et seal taga on isegi reaalne seade, tundus nagu mõnevõrra pehmelt öeldes üllatav. Mina just mõtlen seda, et kas see võib olla selline klassikaline või vähem klassikaline pivot, kus mõni firma, kes oma varasema töö asjaga nagu väga hästi õnnestunud ja nüüd üritab nagu midagi uut teha, sest et selliseid innovatsioone on meil tulnudki varem, et ma just mõtlesin selle peale, kui te alguses rääkisite, kuidas see Midjourney oli nagu selline kõva pildigeneraator, et ma ei ole väga ammu kuulnud enam Midjourney's kui pildigeneraatoris, kõik kasutavad ChatGPT-d ja Google'i, mis iganes Google'i nanobanaanat, eks ole, ja võib-olla Vanni või mingid hiinlaste neid lahendusi, aga mitte siis Midjourney't, et see tundub mul olevat täiesti nagu nad on kuidagi kustunud sellel alal, et võib-olla nad hakkasid salaja tegema midagi muud, mis tundus nende jaoks kasulikum, et mulle tuleb meelde, kindlasti Glen heliinimesena teab, oli selline firma nagu Velodyne, kelle leivanumber oli, kes tegi väga võimsaid subwoofereid autodesse, kodukinodele ja nii edasi. Ja see on väike turg ja siis ühel hetkel nad leiutasid väga mõistliku hinnaga lidari ja praegu on Velodyne vist enam subwooferid eriti ei teegi, vaid ongi nagu kõige kõvem lidari tootja siis maailmas, kes teeb need nii isesõitvad autodele, kui meid robotolmimajatele ja muudele asjadele. Et selline samasugune väga radikaalne pivot ühelt spetsialiseeritud alalt teisele ja mõlemas on oldud nagu üsna edukaks. No jah, mul tekib siin kohe ka Donut Labiga paralleel, et kas see on selline asi, mis on erakordsed väited või päriselt mitte. No väidetavalt siin juba arstid kommenteerivad, et jah, et see on reaalsest kasutusest veel kaugel, see on valideerimata, aga päris seade juba üks esimese põlvkonna prototüüp. Sest mis on nagu mis nagu paneb loogika või seob kaks punkti omavahel ära on see, et Midjourney tegeles ju selle pildi genereerimisega andmetest tohututes skaalas ja see on selle seadme põhi siis nagu eripärat, et ta nende ultraheli kiipidega toodab nii palju andmeid nii detailselt, et sellest selle pildi kokkupanek, mis inimkeha siis visualiseerib, on see nii-öelda nende eripära või eelis, millega nad võiksid olla edukad. Aga tõesti, et kas ja kuhu see millal jõuab. No ühesõnaga, mulle tundub, et see AI ajastul selliseid jäneseid kübarast nagu tuleb ja see on vist nagu normaalne. No jah, kui sa mainisid muidu seda Donut Labi, siis ega nende asjad pole vist üldse väga hästi läinud. Nii palju, kui ma olen aru saanud pealkirjadest ja testidest, siis kuidagi ei ole need seal aku sees need asjad nii tahked, nagu mehed ise tahaksid väita. Jah, siin ikkagi järjest ilmub väiteid, et tegemist on täiesti tavalise liitiumakuga ja padasõimab katelt tüüpi asjad käivad seal praegu ja lõpuks süüdistatakse neid ka selles, et väikeinvestoritelt on raha välja petetud. Mis praegu on süüdistused ja mida ei ole nagu tõestust, me ei tea tegelikult, kas seal on seal nagu tõepõhja all või ei ole, eks ole. Äkki nad ikka tulevad oma ägeda akuga välja, mis küll ei tundu väga tõenäoline. Ei, no nad justkui on juba tulnud ju välja, aga nüüd kõik ju käivad ümber selle aku nagu niukse musta kasti ja siis proovivad natuke näppu ja muude asjadega torkida. No samas nad ei luba ju mitte kellelgi seda põhjalikult testida ega tegelikult nagu mõõta, eks ole. Just, et ja olukord ei ole üldse läinud ajast paremaks. Olukord on palju hullemaks. Nii on. No nii, sellised uudised viimasest nädalast. Meelis, kas sul oli veel midagi lisada meie eelmise nädala saatele? Ja ma tegelikult tahtsin parandada ühe väikese vea, mille ma avastasin siis, kui ma kuulasin meie saadet ise üle ja sain aru, et kui ma rääkisin siin eelmine kord nendest Wi-Fi kõlaritest, siis ma rääkisin sellest, kuidas Wiim on kõige parema heliga ja siis mõne aja pärast rääkin sellest, kuidas tegelikult on väga hea heliga Audio Pro C20 ja Denoni Home 600, siis tegelikult tõde on siis selles, et ma ei arva, et kolmel erineval hetkel oleks kolm erinevat kõlarit kõige paremad, vaid Wiim on tegelikult, siis ma pidan silmas seda, et Wiimi kõlar on kõige parem nendest sellistest purgikujulistest väiksematest mudelitest, eks ole, mis on see 350 hinnaklassis või odavamad. Ja kõige võimsam heliga on loomulikult Denon 600, aga ta on ka üsna suur kõlar ja selline, ta on kõige rohkem bassi, et selles mõttes selline kõige võimsam, aga tegelikult ka see Audio Pro C20 on siis oma sellise keskmise suuruse kõlari kohta üllatavalt hea ja ta on kindlasti oluliselt võimsam, oluliselt mõnusam heliga, kui on see Wiimi kõlar, aga nad ei ole otseselt võrreldavad, sest hinnaklassid kui ka suurused on täiesti erinevad. Aga kui ma ütlesin, et Wiim on kõige parem, siis ma mõtlesin nagu just võrreldes siis selle Sonose Audio Pro Denoni ja Bose'iga, mis kõik olid sellised
250 kuni 350, 200 euro kuni 350 eurosed kõlarid ja nad olid siis enam-vähem ühe suurusega. Aga nad ei ole võrreldavad siis oluliselt suuremate ja kallimate mudelitega, et mul tekkis endal nagu segadus. Kõigepealt ma ütlesin, et see on kõige parem, pärast ütlesin, et teine on kõige parem, aga nad on nagu paremad omas hinnaklassis mõlemad, eks ole. No mulle jäi ikkagi mulje, kui ma ka kuulasin meie saadet eest, pärast ja keskelt, et ikkagi Uim on kõige parem. Ma ei tea, kas on parem mulje? Ta on kõige parem, nagu kui sa tahad sellist stereopaariks teha, sellist väiksemat kõlarit, mis mahub sul nagu ilusti laua peal ära, et see Denon on lihtsalt nii suur, et seda nagu väiksemasse ruumi ei pane, see on suurema ruumi kõlar ja tegelikult sama võib kehtida kas Audio Pro kohta, aga see Uim mahub sul ilusti kuskile väiksema magamiste öökapi peal, eks ole, ja selle jaoks on ta väga äge kõlar. Lihtsalt on kõik kolm on head omas segmendis, aga nad on erinevad segmendid, see on nagu see point, mida ma tahtsin nagu kohale viia. Ja kas Uim oli ka ainus kõlar, kellel on selline ilus ümmargune ekraan seal peal ja disaini poolest? Uim on ainus kõlar, millel üldse on ekraan, jah. No just, et tegelikult Uimi selline disainifaktor on tegelikult äge. Ta näeb äge välja. Ja Uimil on muidugi, nagu ma eelmises kord rääkisin ka, et Uimil on tegelikult olemas ka Uim Music, Uim Sound Light, eks ole, mis on ilma ekraanita just, et ja saad panna stereopaariks nii, et üks on ekraaniga, teine on ilma. Aga lihtsalt see ekraaniga versioon, mõtlen meie saadet kuulates, ei ole hästi Uimi näha. Uimi kõlar näeb tõesti äge välja, see ümmargune ekraan on iseenesest äge, seda ei pea vaatama kogu aeg, aga see on stiilne. Impressive või muljetavaldav on tegelikult siis see, et kõik need teised tootjad on vanad tegijad, kes on teinud 10, mõni 30-50 aastat kõlarid, eks ole, siis Uim on nende esimene kõlar ja see on selle välja muljetavaldav sellepärast, et ta on nagu hästi õnnestunud esimene pääsuk, eks ole. Nii on, nii et näeb hea välja ja kõlab hästi ja ikkagi on peaaegu, et kõige parem. Selge pilt, aitäh kõigile kuulamast. Me tõmbame tänase saate otsad kokku. Meenutame, et teie kirjad on oodatud aadressile kirjad@digisaade.ee. Saatke meie domeenile kirjad@digisaade.ee, sinna tulevad need läbi. Võtame neid menetlusse, aga igatahes nädal aega kogume mõtteid, kogume teie tagasisidet, kogume teadmisi. Tähistame pööripäeva ja oleme tagasi 1 nädala pärast.